Kaido Ringmets, TTÜ abitreener. Et ei anta teistele treeneritele väga palju sõnaõigust, et siin peale mänge ikka räägivad tavaliselt peatreenerid. Oma pilgu läbi ka paar sõna, kuidas põhiturniiri oma meeskonnal kokku võtad? Ma arvan, et TTÜ meeskonnal läks põhiturniir päris hästi, et alustasime päris heade võitudega. Lõpupoole võib-olla natukene väsisime ära, et mõned siuksed lõppudega kaotused tulid, aga ma arvan, et põhiturniir läks küllaltki hästi meil korda. Et 16 võitu ja 16 kaotust, kindlasti parem kui eelmisel hooajal? Jaa, et siuke 5. koht turniiritabelis, et ma arvan, et kui me hooaja algul käisime pressikonverentsil, siis väga palju neid inimesi, kes selle sõna anti, et ei oleks pakkunud meid 5. Kuidas sa arvad, on see koduväljaku eelise kaotus väga suur asi? Peatreener sellele väga pikalt ei peatunud. Kuidas ise arvad? Mängib see mingit rolli selles seerias? No eks need mängud nüüd näitavad, aga see play-off on natuke teistmoodi mäng, et mõnikord see koduväljakul alustamine ei olegi just võib-olla kõige parem, et tulevad mingid lisapinged peale, aga eks me täna näeme, kuidas Pärnu sellega hakkama saab, et ei oska nagu selle koha pealt eriti nagu öelda, et väga seda taga ei nuta, et meil kodumängu eelist ei ole. Aga kuidas TTÜ hakkama saab, et kirjelda paari sõnaga, mis see vastasseis endast kujutama hakkad, et võib-olla esiteks sinu enda võistkonna tugevused, nõrkused ja mis need ohukohad olla võivad? No meie oleme see aasta Pärnu Sadama võistkonnaga 4 korda mänginud ja siiamaani on 3 korda Pärnu võitnud ja kõik nende võidumängud on ikkagi olnud sellised, kus meie ikkagi 3 punkti joone tagant väga hästi ei taba. Et meil on olnud palju vabu viskekohti ja me ei ole ära realiseerinud, et kui me suudame 3 punkti joone tagant tabada, teravalt mängida ja kaitses olla agressiivsed ja siuksed jõulised, siis ma arvan, et me võime päris head vastupanu osutada Pärnu Sadamale. Ja Pärnu tugevused, nõrkused too välja mõlemad? Pärnul on natukene kogenum võistkond, et seal Reinar Allik on mänginud kindlasti väga mitmeid play-off'e, pluss neil on 2 väga tugevat välismaalast, et Tomo Koi-Pubalo on ikkagi korvi all Eesti mõttes ikka väga kõva jõud ja pluss neil on siuke hea universaal Seskuse näol, et kes võib tuua kaugelt punkte ja samas ka lähedalt, et kui ta tekib siuke mismatch ülekaalu olukord korvi all, et ma arvan, need on Pärnu tugevused. Aga millega Pärnut haavata saab? Ma arvan, et TTÜ saab Pärnut haavata sellise siukse hea võistkonna vaimu ja siukse tuhiga, et tegu on noorte meestega. Meil on võistkonnas kõige vanem mees on Kiu Rakenberg, et meil on noorte võistkond, kui see lumepalli saame positiivses mõttes enda jaoks veerema, siis ma arvan, et me võime palju saavutada. No oled esimest aastat abitreeneri rollis, et milline on sinu kui teise treeneri ettevalmistus üldse sellisteks mängudeks või üleüldse kogu hooaja, mida teeb teine treener TTÜ meeskonnas? No lisaks sellele, et tegelikult on minu põhitöökoht ikkagi TTÜ korvpallivõistkonna manager, et mina tegelen siukeste argimuredega, et treeningprotsessis ja mängude ettevalmistuses ja nendes aitan ma nii palju kui jõuan, aga see jääb ikkagi põhimõtteliselt peatreeneri hooleks, et annan nii palju nõu ja olen jõuga abiks, kui oskan, aga eks nagu sa ütlesid, minu jaoks on see esimene aasta sellises rollis olla, et ma ei oskagi nii täpselt välja tuua, et mida ma täpselt teen, aga jah, minu peamine töö on olla ikkagi võistkonna manager. Aga kujutad ennast ette peatreeneri rollis ka? No lähema 5 aasta jooksul kindlasti mitte. Oled ise Pärnust pärit ja Pärnus ka 3 hooaega mänginud meisterliigas, et kuidas siin Pärnu tegemisi kõrvalt vaatajana hindad seda arengut Pärnu korvpalliklubi? No vennad Käbinid, ma nimetaksin seda tandemit, kes seda algusest peale on vedanud, et jah, et ma olen 4 erineval hooajal Pärnus mänginud, kokku tuleb 3 aastat, aga vist olen 4, ma arvan. Ja see on positiivne, et Pärnu-suguses linnas on siuke kihvt võistkond olemas, et mida vaatama tulla ja et kes nüüd püüdleb medalimängudele ja karikas sai medali kätte, et igati tänuväärne tegevus, mida Mait Käbin ja tema vend Rait on siin omal ajal toime pannud ja ma arvan, et Eesti korvpall seisabki siukeste meeste najal püsti, et kes on võtnud selle korvpalli endale südameasjaks ja
on raskemaid aegu ja on kergemaid aegu ja on ikkagi kuidagi läbi vedanud ja loodame, et neil jaksu jätkub. Aitäh, Aidur Ringmets ja edu mängudel!